nii mõndagi on toimunud ja palju on veel ees. Alustame SK Reporteri 54. saatega. Neljanda novembri hommikul tuli algklassidele külla keskkonnake koos oma sõprade pakenditega. Üheskoos vaadati filmi ja pärast seda pandi õpilaste teadmised proovile. Iga osaleja sai kingituseks ilusa helkuri. 4. kuni 8. novembrini külastasid meie koolist 11 õpilast koos direktori ja kogukonnajuhiga Joensu sõpruskooli, kellega tutvuti 4 aastat tagasi. 13. novembril toimus Saagu Mustasmajas Pärnumaa jutuvestjate konkurss Ehitades sildu, kus esindasid Sindi gümnaasiumi 3. klassi õpilased Maria Hussenko, Kristel Tiitus, Alissa Isabella Sidron ja Mirel Tiitus. Maria Hussenko valiti oma vanuserühma parimaks jutuvestjaks ja Maria sai kutse jutukontserdile, mis toimub 23. novembril Sauga avatud noortekeskuses. Kõigepealt me hakkasime teksti pähe õppima, siis alles hakkasime ilmekust harjutama ja siis alles läksime jutuvestjate konkursile. Küll me koolis õpivad ikka ägedad noored. Suur tänu õpetaja Eneli Arusaarele, kes neid õpilasi juhendas. Meie kool sai vahepeal 187-aastaseks. Kooli sünnipäeva tähistati 14. novembril, mil gümnasistid viisid läbi ekskursiooni algklassidele, tutvustamaks meie kooli ruume ja nende ajalugu keldrist pööninguni. 5. kuni 11. klassidele esines meie kooli vilistlane Marko Šorin, kes tutvustas meie kooli ajalugu. 16. novembril tähistati üheskoos isadepäeva meie kooli aulus, kus isad said koos oma lastega teha põnevaid ja naljakaid ülesandeid. Novembril toimus meie koolis Väike koolikanto laulufestival. Väike koolikanto laulufestival on pikaaegse traditsiooniga Pärnumaa koolide 1. kuni 5. klasside laululastele mõeldud sündmus, mis tänavu toimus Sindi gümnaasiumis. Festivalile registreerus osalejaid 9 maakonnakoolist. Meie kooli esindasid õpilased Liisa ja Madis Kalus. Selleks, et noortel lauljatel oleks julgem ja pingevabam esinemiskogemus, olid päevajuhtideks meie kooli õpetajad Eneli Arusaar ja Kätlin Parts, kes olid kehastunud Kadriks ja Mardi Karuks. Nende tegelaskujude kaudu oli õhkkond saalis sõbralik, samas professionaalne ning Mardi Kadri kommestiku tutvustaminegi sai kavasse põimitud. Kohal oli ka žürii, kuhu kuulusid Merike Teppan-Kolk Sindi muusikakoolist, Kristen Reilsalu Sindi seltsimajast ning Viljandi Kultuuriakadeemia tudeng Tuuli Raam Kõlvart. Lisaks esinesid üllatusesinejatena suured laulutüdrukud Sindi muusikakoolist, ansamblist Solfiined. Helinduse eest vastutas ja tegi kõigi lauljate hääle kuuldavaks meie haridustehnoloog Mart Linneleht. Oi, tere küsin. Tere. Head aastat. Teie ees on ilmaennustus. Võrreldes mustade ja pettumus alistavate jõuludega oli uuel aastal lumevaip maas ning korraks tekkiski tunne, et on talv käes, kuni järgmine hommik see jälle ära sulas. Igastahes, nüüd on meil lumi päris palju ja loodame, et see kestab kauem kui
kui Johnny Sokid. Igastahes, head päeva teile, kallis koolipere! 9. novembril sai 3. koha Pärnu Koidula gümnaasiumis klassikalise surumise eest Reinald Rebane. Noor jõumees saavutas võistkondlikus konkurentsis esimese koha klubiga Taigo Bauer. 18. kuni 22. novembrini toimus Sindi gümnaasiumis rühmatreeningute ja akrobaatika nädal. 27. novembril osalesid meie kooli esimeste kuni 3. klasside õpilased Pärnumaa koolide rahvastapallivõistlustel ja saavutasid 3. koha. Üks asi on iseseisvuse väljakuulutamine, aga teine asi on oma maa eest sõdida. Võtted ära ajaloolased ja meie kooli endiselt ajalooõpetajad Lembit Ruusimäelt. 28. novembril osalesid meie kooli õpilased Sindi muuseumis toimuval ajalooõhtul, kus üheskoos meenutati vabadussõja algust. Meie kooli esindasid veel ka lipuseltsi Sindi osakonna esimees Kätlin Parts, liige Eleli Arusaar ning meie kooli ajalooõpetaja Marek Vällik. See oli SK Reporteri 54. saade ja näeme teine kord! But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, but my heart goes